Tänane loeng toimub meil Eesti Panga rändnäituse raames, mis ringleb Eesti erinevates paikades ning on tänaseks jõudnud TalTechi majandusteaduskonna fuajeesse, kus paikneb ta käesoleva aasta lõpuni. Näitus toob välja eriti silmapaistvad muutused panga tegevuses 100 aasta jooksul. Näitusega tähistatakse Keskpanga 100. juubelit, mis täitus eelmisel aastal. Meie tänane ettekandja on Eesti Panga president Madis Müller. Madis Müller on Eesti Pangas töötanud 10 aastat. Esmalt asepresidendina aastast 2011 ja nüüd 2 aastat presidendina. Madis Müller on õppinud ja töötanud Ameerika Ühendriikides, International Finance Corporation portfellijuhina, nõunikuna Maailmapangas ning olnud ka Eesti peaministri ja rahandusministri majandusnõunik. Kutsun üles kõiki kuulajaid ettekande lõpus küsimusi esitama. Eesti Pank on ühele küsijale ka kingituse välja pannud. Ja ilma pikema sissejuhatuseta annakski sõna edasi Eesti Panga president Madis Müllerile. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere tulemast kõigile ka minu poolt. Tänane plaan on mul rääkida lühidalt teile Eesti Pangast, võib-olla ka natukene laiemalt Keskpanga rollist ühiskonnas ja majanduses ja ka sellest, millega siis Keskpank üldse tegeleb ja mida tähendab see rahapoliitika, mis on meie peamine roll. Et sellest ka siis ettekande pealkiri, et Eesti Pank keldrist pööninguni, ehk siis prooviks umbes poole tunni sisse mahutada siis kõik, mis me siis nii keldrist kuni pööninguni välja Eesti Pangas teeme. Ja loodan tõesti, et meil peaks aega jääma ka küsimusteks, et on ka teil küsimusi. Aga alustades, veel kord, et millest ma räägin, kõigepealt Keskpanga rollist, rahast, rahapoliitikast, see on siis traditsiooniliselt Keskpanga siis peamine eesmärk ja tegevus, ehk siis kujundada eelkõige intressipoliitika kaudu siis rahapoliitikat ja mõjutada seeläbi majandusprotsessi, mida soovin lahti seletada ja natukene ka Eesti Pangast kui organisatsioonist. Aga sissejuhatuseks võib-olla pisut siis vaade ajalukku. Ma näen, et pisut heli. Vabandame väga. Tehnikaülikoolis on ikka tehnilised tõrked. Okei, aga sissejuhatuseks, enne kui ma tulen Eesti Panga juurde, siis paari sõnaga ka ajaloost, kuidas me üldse jõudsime keskpanganduseni. Siin on mõned märksõnad 16.–17. sajandist. Kuidas siis milline oli esimese keskpanga tekkelugu, enne seda põhimõtteliselt iga keiser või valitseja võis anda enda münte välja, aga lõpuks siis jõuti selleni, et hoidmaks stabiilselt raha väärtust on kõige parem, kui ikkagi raha emiteerimise või väljaandmise õigus on tsentraliseeritud ühe panga kätte. Juhul on paratamatult kiusatus siis raha väljastaja poolt raha emiteerida liiga palju, meil kipub tavaliselt kaasama kiire hinnatõus ja inimestele majandusele probleemid. Siin slaidil on siis viimane punkt on aastat 1668, kui loodi maailma esimene keskpank. Nad arvu ei pannud seda kirja, kus riigis oli, et praegu on võimalik teha pakkumisi, kes soovib. Kas on julgeid, kes julgeid arvata? See ei ole meist tegelikult kaugel. Kui ei tule kohe pakkumisi, siis ütlen, et see on tegelikult Rootsi keskpank. Maailma esimeseks keskpangaks. Ajalooline fakt on see juures, et Eesti teatavasti siis 17. sajandil samuti oli Rootsi kuninga võimu all, et meil on ka tegelikult seos selle ajaloolise esimese keskpangaga. Ma väga vabandan korra kõik ülekande jälgijaid, meil on taaskord väike tehniline error, me tõstame 30 sekundiga ühe juhtme ringi ja siis saame ettekandega jätkata. Väga vabandame. Okei. Ühesõnaga, ma jõudsin sissejuhatusega sinna,
et keskpanga roll, see on siis eelkõige rahapoliitika, mille all me mõistame traditsiooniliste intressimäärade muutmisi keskpanga poolt, mis on siis suunatud just kommertspankadele, ehk meie siis kehtestame intressimäärasid, millega pangad saavad kas keskpangas raha hoiustada või meilt raha laenata ja see lõpuks mõjutab siis ka intressimäärasid turul ja laenude ja hoiuste intressimäärasid ja ka lõpuks vahetuskurssi ja investeeringuid ja nii edasi. Aga samas see on vaid üks osa majanduspoliitikast, see on oluline mõista, et suur hulk hoobasid ja hoopis teistsuguseid on siis näiteks valitsuse käes, kelle vastutada on näiteks eelarvepoliitika, kaubanduspoliitika, tööturupoliitika ja palju muid poliitikaid. Ehk siis keskpank tegeleb ühe väga väikse ja piiritletud osaga majanduspoliitikast. Siin nüüd järgmisel 2 pildil ma toon välja mõned sellised põhitegevused, mida me Eesti Pangas oleme enda jaoks defineerinud, et mis on see põhiasjad, millega me tegeleme. Et kõigepealt kõige esimene on tõesti siis seotud selle raha väärtuse säilitamisega, mis on see traditsiooniline nii-öelda rahapoliitika roll. Me oleme huvitatud selle eest, et eurod, mida me kõik kasutame, et nad ühelt poolt ei kaotaks väärtust liiga kõrge hinnatõusu inflatsiooni läbi, aga teisalt me ei taha ka siis olukorda, kus hinnad majanduses püsivalt langevad, ehk tekib deflatsioon, kuna see toob kaasa omakorda probleeme ja nii-öelda majandustegevuse hangumise ja raskusi laenude teenindamisele. Ehk siis sihiks on selline mõõdukas keskpanga poolt eesmärgistatud kuni 2% aastase hinnatõus siis eurolal keskmisena. Seda rolli me täidame koos 19 teise euroala keskpangaga ja siis euroalal on siis rahapoliitika ühtne. Et see on uus võrreldes perioodiga enne 2011 aastat, kus siis oli Eesti kroon, aga see on olnud hoopis erinev tolle ajal meil muuta kommenteerib, mis tähendab, et üks ühele sisuliselt siis, kuna oli Saksa margaga Eesti kroon tagatud, et siis peegelda seda Saksa euroala rahapoliitika ise nii aktiivselt seda võimud ei saanud. Teine pool puudutab raharingluse korraldamist, mis sisaldab nii sularaha kui ka siis maksete tõrgete toimumist. Eesti Pank on siis asutus, mis Eestis hoolitseb sellest, et meil on piisav sularaha ringlus, aga samuti, et ka pankade vahel näiteks siis maksete toimumist. Me samuti hoolitseme finantssüsteemi stabiilsuse eest. Siin on meil tööjaotus siis Finantsinspektsiooniga, kes jälgib üksikute pankade ja teiste finantsettevõtete tegevust ja meie siis vaatame niimoodi sektorit tervikuna ja saame siis vajadusel siis kehtestada näiteks täiendavaid nõudeid pankadele, kui me näeme, et finantssektoris tervikuna on riskid mingil põhjusel näiteks kasvamas. Muuhulgas me oleme näiteks eluasemelaenudele sellised üldised raamtingimused kehtestanud, mida pangad jälgivad. Ja seda kõike me teeme koostöös finantsstabiilsuse poolt siis ka näiteks Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga. Üks, mis on oluline ja vast selline rohkem nähtav pool Eesti Panga tegevuses, siis puudustab meie majanduspoliitilist nõustamise poolt. See on Eesti seadusest tulenev üks keskpanga ülesanne anda valitsusele nõu olulistes majanduspoliitilistes küsimustes. Selle siis egiidi alla mahuvad kõik majanduspoliitilised kommentaarid, mida Eesti Pank avaldab ja kus me kommenteerime siis näiteks riigieelarve suundumusi ja ka samuti muid, näiteks finantssektori selliseid poliitikavalikuid. Me oleme küll enda jaoks selge piiri tõmmanud, et me ei taha minna päevapoliitikasse ja kommenteerida näiteks maksudega seonduvat, kas ühte maksu tõsta või langetada, või kuhu täpselt riik peaks raha kulutama, kuna see on selgelt ikkagi valitsuse ja Riigikogu valikute küsimus, aga me pigem siis räägime sellest, et kas näiteks riigieelarve tasakaal puudujääk, et kas see on konkreetses majandusolukorras mõistlik. Viiendaks, Eesti Pank on Statistikaameti kõrval siis teine Eesti riikliku statistika koostaja. Siin siis on meil Statistikaametiga tööjaotus, kus meie hoolitseme näiteks kogu siis finantssektori ja samuti välissektori, nagu väliskaubandust
investeerimisvooge puudutava statistika tegemise eest. Ja lõpetuseks, Eesti Panga ülesanne on ka hoolitseda Eesti riigi välisreservide eest. Meil on siis oma investeerimisportfell, mis sisuliselt on Eesti riigi selline osa Eesti riigi finantsvaradest ja samuti me siis pakume ka portfellihalduse teenust näiteks tagatisfondile oma finantsturgude siis ekspertiisi kasutades. Aga nüüd tulles pisut siis detailidesse rohkem ja alustades keldrist. Keldris meil on näiteks väike Eesti Panga spordisaal, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Et meil on keldris ka siis Eesti Panga varahoidla, kus me hoiame siis Eesti riigi sularahavaru ja teenindame siis igapäevaselt pankasid, kelle kaudu siis rahatellimused meieni jõuavad ja pärast ka siis ringluse kaudu siis rahatähed ja mündid jõuavad meile tagasi. See on üks selline hästi, ma arvan, käega katsutav ja mõõdetav tegevus Eesti Pangal. Siin ajalooliselt on võib-olla huvitav fakt kullaga seoses, et siis Eesti taasiseseisvumisel üks, mis meil aitas stabiilset kroonikurssi hoida, oli siis see, et Eesti sai siis tagasi siis esimese vabariigi aegsed kullavarud, mis olid siis Rootsis, Inglismaal ja siis Ameerika Ühendriikides Föderaalreservi käes, et see oli ligi 11 tonni kulda, mis siis Eesti Pank tol hetkel müüs siis kulla ja asendas selle siis eelkõige Saksa riigi, aga ka teiste siis stabiilsete võlakirjadega lihtsalt seepärast, et oleks võimalik siis hoida Eesti krooni kurssi Saksa marga suhtes, et seetõttu me ei saanud võtta nii suurt kulla hinnariski, mis kõikus palju enam, aga siiski meil on siis ajalooliselt alles jäänud veel 256 umbes kilo kulda, sealhulgas ka mõni siis esimese vabariigi aegne kullakang, mida me oleme ka Eesti Panga muuseumis näidanud. Aga rääkides nüüd sularahast ja maksetest edasi, siis huvitav on vaadata, et kuigi, nagu ma veel järgmisel pildil näitan, siis igapäevastes maksetes me kõik kasutame järjest rohkem elektroonilisi makseid, eelkõige kaardimakseid, samuti internetis ostes muid lahendusi, siis samas siiski sularaha hulk ringluses, mis on keskpankade poolt välja antud, see ei ole ka viimastel aastatel sugugi üldiselt vähenenud. Siin on joonisel näha, et on ainult paar riiki siis Põhjamaadest Rootsi ja Norraga eesotsas, kus siis tõesti on sularaha kasutamine niivõrd palju vähenenud, et juba ka reaalselt siis ringluses oleval sularaha hulk on kahanenud, aga siin võib siis taustal olla see, et ka inimesed säästavad rohkem sularahas, võib-olla eriti olukorras, kus intressimäärad on hoiustelt nii madalad, et see alternatiivkulu tundub väheoluline. Aga maksete puhul tõesti me näeme, siin on nüüd Eesti trendid, me jälgime siis ka elektrooniliste maksete turul toimuvat, kuidas siis kaardimaksete arv tänaseks mäekõrguselt ületab siis seda, kui palju pangaautomaatide juures käiakse, raha välja võetakse. Tõsi on see, et me ei suuda täpselt mõõta, kui palju inimesed maksavad sularahas, kuna nendest tehingutest ei jää sellist jälge maha. Ehk siis see pilt on ka pisut petlik, kuna eks me sularaha võtame automaadist välja korraga rohkem ja teeme sellega palju makseid. Aga kindlasti on tõsi see, et siis elektrooniliste ja kaardimaksete järjest siis kasvav trend ei ole meil muutumas. Et siin on ka näha küsitlustest, mida on Eesti elanike hulgas tehtud, kus siis järjest ikkagi enam ka inimesed ütlevad, et eelistavad maksta pigem kaardiga oma igapäevaste ostude eest, samas kui siin huvitav veel 20 aastat tagasi oli siis domineeriv siis inimeste hulk, kes maksidki igapäevaselt ainult sularahas. Ja see kõik mõjutab siis ka Eesti Panka ja meie sularaha ja maksete alast tegevust. Aga nüüd tulles keldrist välja ja rohkem selle eelpool
viidatud rahapoliitika juurde. Et siin ma ka viitasin sellele, et alates 2011 aastast, kui siis Eesti on euroala liige ja meil on käibel euro, siis see oli oluline muutus Keskpanga jaoks. See tähendab, et me oleme siis samaväärselt teiste keskpankadega kaasatud rahapoliitika kujundamisesse. See puudutab paljusid inimesi meil Keskpangas, kes erinevates siis töögruppides ja aruteluvormides aitavad neid otsuseid ette valmistada ja siis otsuseid langetab siis Euroopa Keskpanga nõukogu, kus on siis liikmeteks Euroopa Keskpanga juhatuse liikmed ja kõigi 19 euroala riigi keskpanga juhid. Et siin on lihtsalt ajalooline pilt, kui 3 aastat tagasi siis esimest korda ka toimus Euroopa Keskpanga väljasõiduistung Tallinnas. Rääkides veel sellest, kuidas siis Keskpank rahapoliitikat kujundab ja majandust mõjutab, siis kui ma ütlesin, et intressipoliitika on see põhiline instrument, see tähendab, et meil on nii-öelda rahapoliitilised intressimäärad, mille kaudu me siis proovime mõjutada ja tegelikult ka edukalt mõjutame intressimäärasid, mis majanduses kehtivad laiemalt nii rahaturgudel kui siis ka mõjutavad lõpuks näiteks laenulepingutes sisalduvat intressimäära ka kodulaenuvõtjatele. Et siis on meil nii intressimäärad, millega Keskpank pankadele raha laenab ja teisalt siis intressimäärad, millega pangad oma üleliigseid siis vahendeid saavad Keskpangas hoiustada. Ja siis keskel on siis veel siis lühiajaliste laenuoperatsioonide nii-öelda baasintressimäär. Kuna praegu me oleme olukorras, kus kommertspankadel osaliselt ka Keskpanga tegevuse tulemusena on tüüpiliselt vahendeid üle ja nad pigem hoiustavad Keskpanga juures, siis praegu omab kõige suuremat tähtsust just nimetatud hoiuse intressimäär, mis alates 2014 aastast on siis negatiivne. Ja see on siis uus areng, mida varasematel aastakümnetel ei ole ette tulnud, et selleks, et kommertspangad Keskpangas raha hoiustaksid, siis nad peavad leppima negatiivse intressimääraga ehk tegelikult tagasi saavad vähem raha, kui nad meie juurde tõid. Ja selle eesmärk on siis see, et tõesti innustada panku rohkem raha laenama, tegelikult vähem meie juurde tooma ja seeläbi siis majandust elavdama. Sageli on eriti oluline siis Keskpanga intressipoliitika ja muud sammud just kriisiolukordades. Siin on pilt aastast 2012, kui siis toonane Euroopa Keskpanga president Mario Draghi pidas oma kuulsa kõne, kus ta siis juulikuus ütles, et Keskpank on valmis tegema ükskõik mis vajalik selleks, et eurot ja euroala koos hoida ja säilitada. Et siin on näha, kuidas siis lõunapoolsete euroala riikide valitsuste võlakirjad selle peale, võlakirja intressimäärad hakkasid kukkuma ja see oli siis selge selline murdepunkt selle kriisi hetkel. Ja huvitav on see, et tegelikult ei pidanudki mitte midagi pärast seda tegema Keskpank, vaid ainult piisas, kui Draghi midagi ütles. Et ta küll ütles, et me oleme valmis tegema, aga nende tegudeni ei olnudki vaja reaalselt minna. Et siin pool huumoriga on siis nimetatud, et kui Keskpank vahest tegeleb inglise keeles nende open market operationsitega, kus siis tehes tehinguid pankadega, siis see on siis näide, et võib olla ka open mouth operations ja sellest täiesti piisab. Aga vahest ei ole ka niisama lihtne siis inflatsiooni mõjutada Keskpangal. Nagu ma mainisin, siis kõige peamine eesmärk meie jaoks on raha väärtuse säilimine ja hinnastabiilsus, mis on siis defineeritud kui kuni 2%-ni ja selle ligidal olev hinnatõus euroalal. Tegelikult viimasel ajal on inflatsioon olnud palju madalamal, nüüd eriti ka selle värske kriisi tingimustes on hinnad veelgi langenud. Isegi korraks siis jõudsime ka taas deflatsiooni olukorda, aga me peame endale ka aru andma, et on palju muid tegureid, mis inflatsiooni mõjutavad. Siin näiteks nafta hinna muutused, mis ei ole muidugi Keskpanga kontrolli all, globaliseerumine, järjest kasvav internetikaubandus näiteks surub hindu alla, ehk meie vaatenurgast on siis eelkõige oluline siis hoida praegu sellist toetavat ja majandust stimuleerivat poliitikat, aga me peame endale aru andma, et see võib aega võtta, kui see lõpuks siis hinnatasemes peegeldub. Veel
värskematest arengutest ja siin viimastest otsustest rääkides, et kui ma enne tõin selle 2012 aasta näite, siis midagi sarnast toimus tegelikult ka sel aastal, kui kevadel siis meil koroonakriis puhkes, siis märtsis-aprillis oli hetk, kus finantsturgudel taas oli väga suur ärevus, ka näiteks muidu väga turvaliseks peetud Saksamaa valitsusvõlakirjade intressimäärad hakkasid järsult tõusma. Et siis taaskord siis Euroopa Keskpank siis toetas niimoodi turge ja kuulutasime välja siis täiendavaid siis meetmeid ühelt poolt pankadele siis lisalikviidsust ja vajadusel siis laenu pakkudes ja teisalt siis ka käivitades uued varaostuprogrammi. Keskpank siis ostab siis erinevaid võlakirju ja sellega suunab majanduse täiendavat raha ja pakub leevendust. Et see siis võeti väga positiivselt vastu ja intressimäärad siis selle järel tõesti ka langema hakkasid. Ja siis siin, kui see kriis leevenemise märke ei näidanud, siis sai veel kord selle sama varaostuprogrammi mahtu suurendatud suvel. Kui see, mis ma eelnevalt rääkisin, puudutas siis rohkem sellist poliitika kujundamist ja otsusemehhanismi, siis meil kõrgeim korrus on ka füüsilist Eesti Panga kvartalis, seal asub finantsturgude osakond, mis tegeleb siis reservihalduse ja investeerimisega ja samuti siis nende tehingute tegemisega kommertspankadega. Siin on näide kõigist nendest täiendavatest rahapoliitilistest viimaste aastate programmidest ja erinevatest tööriistadest, mida me oleme kasutanud lisaks intressimäärade muutmisele. Et see on siis see kogu tööriistakast, mis praegu Keskpanga käes on. Ülevalt sinisega siis sinised jooned puudutavad intressimäärasid, samuti me oleme siis leevendanud neid tagatiste reegleid, mis on oluline siis pankadele, kuna me raha laename ikkagi ainult turvalise tagatise vastu pankadele. Aga siin siis punasega on siis välja toodud kõik erinevad need varaostuprogrammid, mille kaudu me siis täiendavalt raha majandusse suuname. Ja see seest tühjaks jäänud punane kast, et see on siis sama 2012 Draghi viide uuele võimalikule siis Keskpanga sellisel poliitikameetmele, mida ta lubas vajadusel kasutada, aga lõpuks selleni kunagi ei jõudnudki. Veel 2 sõna ka meie investeerimistegevusest ja miks me üldse siis peaksime ka enda investeerimisportfelli omama. Et siin üks oluline osa on siis seotud Keskpanga sõltumatusega. Eesti Pank seaduse järgi ja tegelikult Euroopa Liidu juba aluslepingutest tulenevalt on siis sõltumatu oma otsustes, mis puudutavad majanduspoliitilisi otsuseid ja rahapoliitikat. Ja samuti me oleme siis ka rahaliselt valitsusest sõltumatud, ehk Keskpank ei ole osa riigieelarvest, meie kulud ei ole osa riigieelarvest ega meie tulud. Ja sellest tuleneb ka, et me peaksime ennast ise ära majandama. Et seda me suudame teha ühelt poolt tänu enda investeerimistuludele, teisalt tavaliselt ka rahapoliitika siis teenib tegelikult tulu, kuna me pankadele laename ikkagi kõrgema intressiga tavaliselt, kui nende raha hoiustame. Aga investeerimise poole pealt siis veel meil täna on siis portfelli suurus umbes 1,5 miljardit eurot, mida oleme investeerinud eelkõige siis meie kapitali säilivust eelkõige eesmärgiks seades suhteliselt turvaliselt erinevatesse valitsuse võlakirjadesse, aga samuti siis väikse osaga siis ka täiendavat tulu teenimise võimalust silmas pidades ka näiteks aktsiatesse. Eesti Panga seosest teiste ametkondadega, siin on 2 sellist meie kärje moodi pilti, vasakpoolne räägib siis meie riigisisesest rollist ja parempoolne rahvusvahelisest. Vasakpoolsest on nagu üks kärjetükk puudu, aga me ei suutnud ühtegi samaväärselt kaalukat viimast nuppu sinna välja mõelda. Aga meil on kokkuvõttes väga lähedane koostöö. Ma
alustades siis sealt joonise otsast kõigepealt Riigikoguga, rahanduskomisjoniga eelkõige me kohtume pidevalt ja siis jagame enda seisukohti majandusarengutest ja finantssektorist ja samuti siis Eesti Panga presidendil on kord aastas siis ülesanne käia anda aru Keskpanga tegevusest Riigikogule. Vabariigi president formaalselt siis kinnitab ametisse Eesti Panga presidendi, samuti proovime hoida dialoogi jooksvalt. Finantsinspektsioon seadusest tulenevalt on lausa Keskpanga juures asuv asutus, me oleme isegi formaalselt üks juriidiline isik, aga nad on siiski sõltumatud oma juhatusega siis konkreetseid finantssektori ettevõtteid puudutavates otsustes, aga koostöö on meil väga tihe. Eelarvenõukogu on Eesti Panga juures asuv omakorda sõltumatu institutsioon, mis annab siis sõltumatu hinnangu valitsuse eelarvekavadele ja valitsusega meil on siis ka koostöö eelkõige Rahandusministeeriumi kaudu, aga tegelikult ka laiemalt. Nüüd rahvusvaheliselt me oleme osa eurosüsteemist ja Euroopa Keskpankade süsteemist. Me oleme ka formaalselt Euroopa Keskpanga üks aktsionäre ja osaleme siis Euroopa Keskpanga siis otsustusorganite töös. Samuti me oleme Eesti esindaja siis rahvusvahelises valuutafondis, samuti rahvusvahelistes arvelduste pangas, mis on nii-öelda keskpankade keskpank, mis asub Šveitsis. Aga samuti ka oleme seotud Euroopa Komisjoni tegevustega ja osaleme siis seal mõnes komitees ja töögrupis ja aeg-ajalt rahandusministrite kohtumistel. Veel lõpetuseks, enne kui ma tulen Eesti Panga kui organisatsiooni juurde, siis siin uue teemana sai mainitud, et ka meie järjest rohkem oleme seotud siis kliimamuutustega seotud küsimustega. Siin on just siis käivitumas Euroopa Keskpanga strateegia ülevaatus, kus need teemad on ka laual. Küsimus näiteks, et kas me peaksime ka siis oma investeerimistegevuses näiteks silmas pidama siis keskkonna ja kliimamuutustega seotud tegureid, vaadates, kuhu me oma raha paigutame või ka rahapoliitikas võib-olla mingil moel. Aga ma arvan, et vähim, mida me saame teha, on see, et me vaatame, et meil enda kvartalis oleks asjad korras. Ma olen siin ka selleks, et poole tunni pärast Tallinna Tehnikaülikooli rektoriga vastava siis koostööleppe alla kirjutada. Ja lõpetuseks Eesti Pangast kui organisatsioonist. Me oleme euroalal siis täna kõige väiksem keskpank. Ise oleme selle üle isegi natuke uhked, kuna me tegelikult ei ole Eesti mitte kõige väiksem riik, aga me oleme siiski siin, meil tundub väga tõhusat keskpanga tegevust korraldades. Võrdluseks on hea siin vaadata, et näiteks Saksamaa või Prantsusmaa keskpangal on enam kui 10 000 töötajat. Tegelikult nad ju suures plaanis peavad neid samu funktsioone täitma. Lihtsalt me teeme seda kõik siis väiksemate inimeste arvuga. Loomulikult me ei pea päris kõike sama tegema, mida nemad, et näiteks meil ei ole suuri IT-arendusüksusi ja sularaha on palju lihtsam korraldada, sularaharinglust on lihtsam korraldada ühe kontoriga väikses Eestis võrreldes Saksamaa või Prantsusmaaga, kus on palju harukontoreid ja raharingluse korraldamine nõuab palju rohkem ressursse. Eesti Panga töötajatest, siin on ühelt poolt meie sooline töötajaskonna struktuur ja teisalt ka vanuseline. Kipub üldiselt olema, et kuidagi aastatega on Eesti Pank ka keskmise töötaja vanuse mõttes vananemas. Et kui 90. alguses Eesti Pank uuesti tegevust alustas, siis oli valdavalt väga noored inimesed, aga ju siis on olnud piisavalt huvitav töökoht, et mõni veel on sellest ajast meil tööl ja ta on vahepeal vanemaks saanud. Ja sellest siis ka siin ka pisut kõrgema ealiste ja väga staažikate kolleegide suurem osatähtsus, aga ikkagi ka me võtame noori inimesi tööle ülikoolist ja võib-olla ka praegustest esitluskuulajatest võiks olla siin huvilisi. Veel meie töötajate kohta paar sõna. Meil on siin on küll 89% kõrgharidusega. Ma arvan, et kõik sisulised eksperdid on meil siis kõrghariduse või magistrikraadiga. Meil on ka palgal halduse poole peal turva- ja koristusteenindajad, kellelt me siis seda ei nõua, aga üldiselt
eksperdina ikka ootame kõrgharidust, palju on ka doktorikraadiga, panustame ka jooksvalt inimeste täiendamisse pidevalt ja siis meil täna on 229 töötajat eelmise aasta seisuga. Me oleme enda jaoks sõnastanud Eesti Panga visiooni, milleks on see, et meie seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ja samuti tahame olla siis igati tõhus ja uuendusmeelne organisatsioon ja Eesti tugevam kompetentsikeskus meie valdkonnas. Lisaks küsimustele vastamisele, mida ma hea meelega teen, siis lõpetuseks jätan see üleskutse, et tulge ka meile praktikale. Seda on võimalik teha kõigis nendes valdkondades, millest ma eelpool rääkisin ja ka kindlasti kandideerige meile tööle. Aitäh! Ma loodan, et jääb aega paariks küsimuseks. Aitäh, Madis, väga huvitava loengu eest. Nüüd kõik, kellel on küsimusi, on hetk küsida, kes veebis meid jälgivad, siis ka veebis saab küsimusi küsida, mida me siis küsime pärast, kui on saalist küsimused ära võetud. Ja palun, kui kellelgi on küsimus, siis andke nüüd käega märku. Ma annan sulle mikrofoniga. Et ma küsin ette teada juba natukene võimatu küsimuse, et sa istud seal suure ümmarguse laua taga aeg-ajalt ja teed rahapoliitika otsuseid kogu euroalale ja ühesuguseid otsuseid kogu alale. Nüüd, eriti viimasel ajal kipub olema nii, et need majandustingimused ühes euroala servas on väga ühtmoodi ja teises servas kipuvad väga teistmoodi olema. Ja kuidas õigupoolest, ma ei tea, siis tagada seda, et see üks rahapoliitika ühe latiga kõigile, ma ei tea, aitaks siis piisavalt hädas olijaid ja ei pressiks liiga palju neid, kes võib-olla jooksuga edasi tahaksid lipata. See on tõesti väga hea küsimus. Lähemat ajalugu vaadates, siis vähemalt praegu saab öelda küll, et näiteks see koroonaviirusest tulenev kriis ja majanduslangus, mis meil täna maailmas ja Euroopas on, et see on nüüd küll näide sellest, et võib ka olla ikkagi täiesti ühel hetkel raske hetk kõigis majandustes ja seetõttu ei olnud, ma olen Euroopa Keskpanga nõukogus ka kellegi kahtlust, et praegu on õige hetk siis ka rahapoliitika kaudu majandusele täiendavat tuge pakkuda. Aga tavalises olukorras see on tõsi, et rahapoliitika võib mõjuda erinevates riikides erinevalt. Mõnes riigis võib see ühtlaselt kehtestatud intressimäär tunduda konkreetselt siis selle majanduse olukorda arvestades liiga kõrge, teises liiga madal. Seetõttu ongi hästi oluline, et me ei vaataks rahapoliitikat kui seda ainsat võluvitsa, mis kõik peab päästma, aga kui meil oli seal joonis, kuidas majanduspoliitika koosneb mitmest komponendist, et seda olulisem on siis, et ka valitsus siis muuhulgas muidugi käituks siis näiteks eelarvet koostades siis kooskõlaliselt selle oma riigi olukorraga, aga samas peaks ka silmas seda rahapoliitika tuge või vastupidi. Siit ma arvan, et Eesti näide võib-olla oleks, et kui viimastel aastatel rahapoliitika oli madalate intresside määradega väga toetav, samas Eestis olid siiski suhteliselt head ajad, et see oleks siis tähendanud, et valitsus, kui ta proovib siis majanduses tasakaalu hoida, et siis võiks olla pisut konservatiivsem jällegi eelarvepoliitika kaudu, et siis eelarve ja rahapoliitika koosmõju oleks Eestile sobilik. Aga see on nagu oluline küsimus, näiteks pisut 2 lauset veel lisaks, et näiteks selle inflatsiooni eesmärki silmas pidades, et isegi kui ma näitasin, et inflatsioon on olnud madal ja on palju siis isegi globaalseid jõude, mis suruvad inflatsiooni alla,
et see on ka võib-olla põhjus, et miks me ei saa sihtida väga madalat inflatsiooni euroalal tervikuna, kuna see siis võiks juba tähendada, et nii mitu riiki on deflatsioonis ja võib-olla satuvad juba suurematesse raskustesse, et siin on nagu mitmeid aspekte, mis me peame silmas pidama. Ma loodan, et see pikk küsimus sai pika vastusega ka vastatud. Mul on siin veebist vahepeal tulnud üks natuke lühikesem küsimus, et kas peate valitsuse planeeritavat 10 miljardi laenamist vastutustundlikuks? Me oleme oma kommentaari eelarvepoliitika laenamise kohta siin viimasel ajal öelnud, et esiteks on täiesti mõistetav, et praegu, kus Eesti majandus on järsult kukkunud ja tõenäoliselt see sellest niimoodi kriisi august välja ronimine võtab veel vähemalt ka järgmise aasta, et siis sellel ajal on igati mõistlik, et siis valitsus ka riigieelarve kaudu proovib siis täiendavat tuge majandusele pakkuda, teeb seda ka siis võttes laenu, kuna ka maksutulud on vähenenud ja muidu oleks väga raske siis valitsusel vajalikku tuge pakkuda. Aga meie arvates siis ka selleks hetkeks, kui majandus on taastunud, loodetavasti ta seal kuskil 2022-2023 võiks juhtuda, et siis võiks sellise laenuraha abil siis täiendava valitsuse poolt siis raha kulutamise ja investeerimise lõpetada ja jälle vaadata, et riigi tulud ja kulud on tasakaalus. Ehk siis kokkuvõttes sellest loogikast lähtuvalt päris 10 miljardit ei peaks vaja minema, aga me mõistame, et vähemalt siin sellel aastal ja järgmisel aastal tõenäoliselt paar miljardit kuluks. Me oleme olnud kriitilised selle praeguse pikaajalise plaani suhtes. No üheks panka minnes ikka tekib kiusatus, kui saab palju rohkem laenata, kui vaja võiks minna. Ja jääme lootma selles mõttes siis, et kui meil tulevad head ajad, et poliitikutel on seda südikust, et seda laenu siis ka tagasi maksta. Aga veebist tuli ka tegelikult üks teine küsimus, mis on ka natuke maksupoliitika teemal, kuigi te ütlesite, et üldiselt maksupoliitikat pigem ei kommenteeri, aga küsimus oli, et kuidas te suhtute üle-euroopalistesse maksudesse, nagu näiteks digimaks, millest on viimasel ajal palju räägitud? Ma tõesti ei tohiks maksupoliitikat kommenteerida. Ütleme nii, et ma mõistan seda, et millest tekivad ideed selliste üle-euroopaliste maksude puhul, just näiteks digiteenuste puhul, mis on niivõrd piiriülesed ja mille maksustamine ühes riigis võib olla keeruline, aga ega Keskpank ei oma seisukohta digimaksu ega ühegi teise konkreetse maksu suhtes. Aitäh! Jah. Ma küsiks sellise ühepoolse euro kasutuselevõtu kohta, et ütleme, kui näiteks Montenegro kasutab eurot juba aastakümneid just ühepoolset. Kuidas sellesse suhtutakse, et kuidas selline ühepoolne kasutus on, et ta ei ole nagu euroala liige, ta ei saa otsustada millegi üle, aga ta ikka kasutab kõike? Jah, see on põhimõtteliselt võimalik. Et Montenegro näitel, et nad lihtsalt on otsustanud siis enda valuuta, siis, tegelikult nad võtsid euro lausa kasutusele. See on natuke samaväärne nagu Eesti kroon, eks oli täiesti jäigalt seotud Saksa margaga ja hiljem euroga, et selle eesmärk on siis pakkuda sellist stabiilsust enda väiksele majandusele ja nagu te õieti ütlesitegi, et eks siis teine pool on, et seda ühelpoolselt tehes tegelikult ei ole võimalik kaasa rääkida mitte milleski, mis puudutab ühelt poolt eurot kui valuutat, aga teisalt ka erinevaid maksesüsteemi, sularaha, ringluse korraldamist, et ma näen, et see võib olla problemaatiline ühel riigil, eriti kui ta oleks vähegi suurem riik, aga ju siis nad Montenegros on otsustanud, et nende olukorras on see mõistlik ja euroala ei saa nagu otseselt keelata seda, et kui euro ringleb ka väljaspool euroala. Ja meil on aega veel ka viimaseks üheks küsimuseks, jah? Ma küsiks nii, et siin ülikoolis räägitakse palju sellest, et me peame olema ühiskonnas nähtavad ja panustama ühiskonda. Et küsimus sellest, kas pigem on hea, kui Keskpank on ühiskonnas nähtav, või on see hea, kui Keskpank ei ole nähtav ja meie elu kõik on stabiilne ja majandus on kontrolli all?
mul on ausalt öeldes suur kiusatus hoopis teie arvamust küsida selle kohta sest jaa, me võime sellest pärast rääkida, aga see, kuidas meile tundub, on, et ikkagi me peame mingil määral nähtavad olema, võib-olla see on ka osa meie legitiimsusest, et me tegeleme mitme kriitilise funktsiooniga Eesti riigi, Eesti majanduse jaoks. Võib-olla on hea, et inimesed mõistavad, et miks me hõivame koos Finantsinspektsiooniga terve kvartali kesklinnas ja miks on üldse vaja sellist kulu Eesti ühiskonnale, et omada keskpanka. Aga teisalt see nähtavus on oluline ka näiteks, ma arvan, sellest majanduspoliitilist nõustamise vaatenurgast. Et me oleme enda jaoks seda lahti mõelnud ka nii, et me mitte üksnes ei anna valitsusele nõu, mis tuleb Eesti Panga seadusest meie ülesandena, ja me ei anna seda kuidagi kabineti vaikuses ja ainult oma vahel, vaid me tahaks, kuivõrd meil on juba nii palju seda majandusalast teadmist ja ökonomiste tööl, kes ka meie raha euroala suunal tegevusega näiteks seoses niikuinii peavad majandusteemadega ennast kurssi viima, et me hea meelega siis kommenteerime ka ühiskonnale laiemalt majanduses toimuvaid suundumusi ja kuidagi pakume konteksti ja võib-olla kasulikku infot ka ettevõtetele, inimestele, kes pikaajalisi plaane teevad. Aga teisalt ka valitsuse poole pealt me oleme seda nõustamist võtnud niimoodi, et kui midagi ikkagi majanduspoliitiliselt olulisi teemasid ühiskonnas käsitletakse, et siis me need enda seisukohad ka avalikult välja ütleme. Loomulikult me valitsusega oleme ka dialoogis omavahel, aga isegi ka olukorras, kus valitsus ei küsi meie arvamust, aga meie arvates tehakse olulisi majanduspoliitilisi otsuseid, siis me ei hoia nii varju, et me üldse ennast kuuldavaks ei teeks ja ikkagi siis ütleme oma seisukohad välja, et kuidagi sellesse diskussiooni panustada. Aitäh küsimuste eest, aitäh vaatajatele nii siin kui ka veebis. Sellega on hetkel meie ülekanne lõppenud. Suur aitäh, Madis, et said meiega täna olla. Jah? Kui ma ei eksi, me kuulutasime välja, et kõige parema küsimuse esitajal on auhind. Et häid küsimusi oli väga palju, aga mulle meeldis see viimane küsimus, et seda me saame jätkata seda arutelu, et hea meelega annan väikse auhinna.